On sul tihti metsas olles nii, et talvel jalad külmetavad ja soojal ajal on villid kerged tulema? Sellele probleemile on tegelikult väga lihtne lahendus. Korralikud sokid. Õige matkasokk on jalatsi kõrval parim lahendus, et hoida jalgu soojas, kuivas ja mugavas. Vale sokivalik aga võib lõppeda villide, ebamugavuse või mis veel hullem külmakahjustusega. Vaatame, mis teeb ühest sokist hea matkasoki ning miks näiteks puuvillane sokk looduses liikudes ei sobi. Oluline on valida sokid, mis sobivad sellise tegevuse ja ilmaga, mis sind parasjagu ees ootamas on. Parimad matkasokid on sünteetilistest materjalidest või meriinovillast. Sünteetilised materjalid nagu polüester ja nailon juhivad hästi niiskust ja kuivavad kiirelt. Meriinovill seevastu aitab hoida jalad soojas isegi siis, kui sokk on veidi niiske ning aitab paremini halbu lõhnu eemale hoida. Heal matkasokil ei ole ka tuntavaid õmblusi, mis pikemal rännakul varba pealt hõõruma saaks hakata. Suviseks kasutamiseks vali õhemad ja kergemad sokid, mis juhivad hästi niiskust ja lasevad jalal paremini hingata. Minu isiklik lemmik on need sokid. Ma pole kunagi mitte ühtegi villi nendega saanud, isegi mitte 50 kilomeetrisel matkal. Talviseks kasutuseks on parimad meriinovilla koostisega matkasokid, mis istuvad korralikult jala ümber, ei sõida saapas ringi ja hoiavad jala soojana. Meriino kombineeritud sünteetikaga aitab hoida sokki väljavenimise ja kiiresti läbikulumise eest. Pane tähele, et tavaline maavillane sokk sobib küll väga hästi laastantud nahksaapasse, aga kindlasti mitte veekindla membraaniga matkasaapasse. Veekindel membraan sisaldab endas palju väikseid poore, mis veemolekuli läbi ei lase, aga kehaniiskuse küll. Tavaline villasokk eritab väikeseid kiude, mis ummistavad veekindla membraani poorid ja su saabas ei ole enam hingav. Sellepärast kasuta veekindlas saapas kindlasti meriinovillast või sünteetilisest materjalist sokke, sest need ei erita poore ummistavaid kiude. Puuvillasokk jäta aga kindlasti koju. Puuvill imab niiskust ja kuivab väga aeglaselt. Niipea kui jalad hakkavad higistama või saavad märjaks, jääb puuvillane sokk niiskeks ja hakkab jalgu jahutama. Niiskus ja külm on ideaalne retsept villidele ja hõõrdumisele, rääkimata külmakahjustuse ohust. Sokki valides vaata lisaks materjalile ja paksusele ka selle pikkust. Sokk peaks kindlasti ulatuma üle saapa ääre, et saabas ei hakkaks jala nahka hõõruma. Las madalad sokid jäävad vabal ajal kandmiseks. Vältides puuvilla ja valides materjalid, mis on hingavad, niiskust juhtivad ja piisava paksusega, saad kindel olla, et jalad püsivad terved ega tekita sulle niigi keerulistes olukordades veel liigset ebamugavust. Kõik tootesoovitused leiad video kirjeldusest ja kui sul on küsimusi, pöördu Matkasporti. Metsas näeme!